Tiit-Merli ja podcast Peegeldused. Me räägime alateadvusest, alateadlikest programmidest ja mustritest, hologrammi meetodist ja enda reaalsuse teadlikust loomisest. Ja Tere, täna, tere! ja täna räägime tööst, töö kontekstist ja igasugustest elulistest asjadest, mis meil tööga seostub ja võib-olla mida me tahaksime tööga seoses muuta. Ma annan sulle Ja, sõna, Müstik. ja nagu kuldne trio laulis, kes ei tööta, see ei söö. Et ja igasuguseid ütlemisi, lauseid ja uskumusi on töö ümber ja töö kontekstis. Ja töö on ka selline asi, ilma milleta ju meie eelkäijad ei ole, ilma selleta just nagu poleks nagu võimalik olnud ka ellu jääda. Noh, nii-öelda tuli ikkagi tööd teha ja see on isegi ütleme, Tammsaare romaanis Tõde ja õigus on ju, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, kuigi seal vist lõpuks tõdeti, et tööd ja vaeva nähti mehe moodi, aga kuna armastusega nagu eraldi ei tegeletud, siis see justkui jäigi tulemata. Ja eestlane on ju töökas rahvas. No, See on tuntud töörahvas, jah. Aga samal ajal jälle kritiseeritakse, et eestlased pole nii efektiivsed kui teiste riikide rahvad, et ühesõnaga, töö ümber on, aga meie räägime pigem siis mitte efektiivsusest ja kuigi mingis mõttes sellest ka, aga pigem räägime sellest, et mida me oleme märganud sessioonides, mis on töö ümber inimeste stressid ja mis praktikas on välja tulnud, et mis nende stresside taga on nii-öelda need peidetud skeemid või peidetud seosed. Ja need stressid on igasugused, ütleme, kas alates sellest nagu töökoha valik, mida inimene üldse valinud on oma tööks, suhted töökaaslaste, kolleegidega, tööandjaga, otsese ülemusega, ka töökoha vahetus, näiteks, et inimene tahab töökohta vahetada, millegipärast ei õnnestu, see venib ja venib ja venib ja, ja üldse töö ja puhkamise tasakaalustamine, nii et siin igasugused märksõnasid, ma ei tea, millest me alustame. võib-olla alustaks kõigepealt sellest, et kui suhteteemades tulevad nagu esile võib-olla tihti sellised asjad, mida me oleme kogenud nagu pereringis ja koduses kontekstis, siis töö stressid saavad tihti alguse kooli kontekstist, et mida on kogetud koolis, kas siis erinevate kaaslastega ja siis need tulevad nii-öelda hiljem töökaaslastega, noh, on sarnased dünaamikad. Aga mille põhjal sa seda väidad, et see nii on? Selle põhjal, mis sessioonidel on väga tihti esile tulnud, et kui näiteks inimene paneb taotluse midagi seoses tööga, siis väga tihti tuleb esile nagu sealt alateadvusest kooliga seotud stressid, kas siis kaaslastega, õpetajatega. Ülemused esindavad tihti õpetajaid, aga ülemused esindavad tihti ka ikkagi ema ja isa mingil moel. Noh, nagu toimub selline teatud ülekanne ehk siis sarnane võib-olla dünaamika, sest kuna ülemused on ka keegi, keda tuleb kuulata või järgida või kelle ülesandeid tuleb täita, siis tihti olid need küll meie ema-isa, kes meile andsid korraldusi, aga ka õpetajad on andnud just selliseid korraldusi, kus sa pead midagi sooritama või kus sa pead olema tark või sa pead midagi nagu Neid ülesandeid täitma. jah, läbi viima ja sa pead natukene, noh, oleneb tööst, aga võib-olla sa pead väga palju nagu mõtlema mingeid asju välja näiteks töö kontekstis ja siis tulevad tihti need koolistressid, kus oli sarnased olukorrad üles. Et Ja, et see kooliaeg, ma olen mõne nagu inimesega arutanud, noh, sessioonis, et miks see just kooliaega viib, et noh, et kui me alateadvuse tagasisidet kasutades nii-öelda sessioonis seda nii-öelda kaardistame neid seoseid ja siis on, et ahah, et no ma ei tea, mis see taotlus on, et noh, ma ei tea, näiteks ma suhtlen kolleegidega, võib-olla mingi konkreetne kolleeg, kes ärritab või kellega suhted on nagu keerulised.
ja siis, et kui hakkab sealt tulema mingeid nagu selliseid mudeleid kaardistame ja siis, et noh, millal see mudel tekkis või kus selle teadvus sellise mudeliga kokku puutus, noh siis sageli tulevad need sellised nagu kooliaja vanused, noh ja siis testides just, et seesama, et kas see on siis kodus kogetud stress selle mudeliga või koolis ja tihti tuleb siis justkui kooli peale see nagu reaktsioon, et just süsteem on kogenud koolis sedasama mudelit, sedasama stressi. ja jah, et seal just nagu sa ütlesid, et nii õpetajad kui ka klassikaaslased. ja see on jah, ma ei tea, miks, me oleme arutanud, et miks see siis nii on või miks just sealt tuleb see ülekanne, noh, just nagu sa ütlesid, tõenäoliselt sellepärast, et koolis antakse korraldusi, sa oled mingis ruumis ja siis on seal sinu nii-öelda kaastöötajad, aga seal on ka otseselt vist programmeerimis nagu laused käivad sellega kaasas, et noh, mis sinu töö on, noh, koolipoisi töö on koolis käia, noh, juba noh, ühesõnaga, või et ka öeldakse, et seda läheb teil tulevikus tööl vaja või sa ei Mhm, saa muidu tööd, kui sa ei käi koolis või noh, kuidagi mhm, seal mhm. toimub ka selline seostamine juba nagu ka tekstiga, et nagu kool on justkui mingi töö eelkäija või osa justkui töömaastikule maandumiseks on nagu kool eelduseks, nii et siis seal juba seotakse see nagu kool ja töö ära, pluss mis jah. ja pluss seal on veel need tähtajad, et koolis on tihti tähtajad mingite asjade esitamine, aga tööd on ka tihti tähtajad, et isegi noh, mis iganes, kas sa pead seal mingit hinnapakkumisi mingiks tähtajaks tegema, mingi töö pead konkreetseks tähtajaks tegema või noh, isegi ma ei tea, raamatupidamises pead esitama midagi mingiks tähtajaks, noh, seal võib olla igasuguseid variante. Et või siis noh, isegi kes ehitavad, et nad peavad tähtajaks jõudma ehitatud nagu noh, üle andma Mm mingil konkreetsel päeval. Et ja koolis on ka seesama see mingi tähtaja teema. Et näiteks, -hmm. no ja, et et iseenesest ju, mis selles tähtajas halba on, et sellest pole ju midagi. aga mis siis nagu praktikas välja tuleb, et kui see tähtaeg oli väga suur stress, noh, kooli ajal näiteks, noh, mis iganes põhjusel, kas ei osanud või ema-isa ei aidanud või noh, et siis teadvus tundis ennast väga ebakindlana selle tähtaja suhtes või väga suurt stressi koges seoses tähtajaga, siis tulevikus me näeme, et noh, täiskasvanuna võib olla nii, et tal ei ole nagu mingi probleem see operatsioon ära teha või see ülesanne ära teha, aga lihtsalt see teadmine, et seal on ka see tähtaeg, see võib nagu inimese noh, tekitada hästi suure vastumeelsuse selle ülesande suhtes, mis paradoksaalsel kombel võib põhjustada seda, et see asi hakkab venima ja ta ei saa tähtajaks valmis. et nagu ei saa nagu justkui ei saaks nagu töödelda siis seda infot, mis on seotud tähtajaga või mhm, tähtaegadega. jah. Või siis sa pead korraldama midagi, no näiteks kui sul, oletame, et kui sa oled juuksur või et sa pead kogu aeg korraldama mingeid aegasid klientidele andma, et seal ei kattuks midagi ikkagi nagu suhtlemine. Et noh, tegelikult võib paralleele tuua ikka lõputult, kuidas koolistressid hakkavad no mis ei ole lahendatud, hakkavad siis nagu segama tööelu. aga no aga kuidas, võtame edasi suhted kolleegidega, noh just tahtsin täpselt sama öelda, et et kuidas suhted kolleegidega. noh, seal on olnud praktikas, sessioonide praktikas on erinevaid selliseid stressi üles tulnud. see võib olla kooliaeg, aga seal võib olla ka igasuguseid muid suhteid. noh, mis iganes varem on olnud suhtemudelid. et alates, ma ei tea, sõpradest lapsepõlves või õdede-vendadeni, noh, et näiteks ma ei tea, vend kiusas, vanem vend näiteks ja siis umbes tööl inimene puutub ka kokku mingi, ma ei tea, meesterahvaga näiteks, kes ka kuidagi teda seal töö juures noh, kiusab või ahistab või noh, ühesõnaga mm, et noh, või mingid lihtsalt käitub konkreetsed ebameeldivalt. käitub ebameeldivalt jah, või kuidagi inimesel on niisugune ka teatud nagu võimetus justkui enda piire seada või enda eest seista, sellepärast lihtsalt, et noh, et lapsena oli selline olukord, kus ta ei saanud enda eest seista või ei suutnud ja siis
täiskasvanu justkui seesama stress läheb käima, et ma ei saa enda eest seista või noh, ühesõnaga kaob see nagu jõud ära ja huvitav on see, et sessioonidega on pärast nagu on inimesed tagasisidet andnud, et huvitaval kombel ka teiste inimeste käitumine muutub. ma ei tea, kas ta siis päriselt muutub, meil ei ole, seda oleks siis peaks nagu videosalvestused tegema enne ja pärast sellest töökeskkonnast, aga inimesed väidavad, et jaa, et näe, me tegime sessiooni seoses selle, noh, ma ei tea, ülemusega, naissoost ülemusega. ja ma ei tea, kuidagi see ülemuse käitumine muutus pärast. noh, et ta enam ei käitu niimoodi. ma arvan, et seal on kaks efekti. tõenäoliselt üks efekt on see, et inimene ise näeb seda teistmoodi esiteks. ja tal on teistmoodi ootused juba. aga, aga mulle tundub, et seal ongi see tasand ka lisaks, mida me ei näe, mis on selline, kuidas öelda, siis energeetiline wifi, mis on inimeste vahel. et kuidagi teised inimesed tajuvad ka seda energiamuutust, et enne oli justkui õhus see tellimus nagu, et öelge mulle nii või käituge minuga nii. ja siis, kui see tellimus muutub, siis võibki, et inimesed hakkavadki teistmoodi käituma sinu läheduses. või sa tahtsid ka sarnast asja tahtsin täpselt sama asja öelda. jah, täpselt sama, et me teinekord oleme ka samas wifi's. tundub küll jah, kuskil midagi, mingi info jookseb praegu. jah, et täpselt sama, et teinekord ongi niimoodi, et teiste käitumine muutubki, sest et nad ei pea enam kogu aeg sinu ootustele nii-öelda ootuseid täitma. aga see on nagu tundub, et nagu tegelikult eks ju, ma ei oota ju sellist asja, aga. mis seal nagu segadust tekitab, ongi see, et meie teadlik taotlus ja see justkui alateadlik, need lähevad nagu erinevates suundades. noh, teadlikult mõtlen, et ma tahaks ju hästi läbi saada kolleegidega või noh, miks see inimene nii käitub, noh, pigem on tavaliselt see, et miks ta mulle nii teeb või miks ta selline on. ja sessioonis ilmub, et nähtavalt, et see tegelikult see on varem olnud kellegi teisega, et seal töökohal lihtsalt keegi teine inimene justkui tuleb sinna seda rolli mängima. kuidagi me tajume alateadlikult ära, mis rolli on vaja täita ja kuidagi magnetiseerime sellised rolli osatäitjad oma alateadlikku reaalsusesse ja siis nad tulevad ja mängivad oma osa maha, nii nagu meil just vaja on. ja siis, kui jah, see muutub, see tellimus, siis me kas ei lepi enam nende rollitäitjatega, palume uue filmi käima panna või uued osatäitjad palun või uutmoodi nii-öelda rollid palun enda reaalsusesse. aga räägime äkki töökohavahetusest, et kuidas sul on kogemusi töökohavahetusega, enda kogemusest, et kas sa oled töökohti vahetanud, kuidas see sujunud on ja nii edasi ja nii edasi. ma olen mitmeid kordi töökohti vahetanud. ja ma olen ka niimoodi, et ma olen olnud nii-öelda töötaja, siis ma olen vahepeal olnud ise ettevõtte nii-öelda juht ja omanik ja siis olnud jälle vahepeal töötaja ja siis saanud iseenda tööandjaks uuesti. et töökoha vahetamine on keeruline meie mustrite pärast, et tihti on see tegelikult ellujäämistasand tuleb sisse ja töö, mis võib-olla tegelikult ütleme nii, et sa ei saa öelda, et see oleks ebameeldiv, ta on nagu täitsa okei, aga ta ei ole ikkagi päris see, mida ma nagu terve elu teha tahaksin. et ikkagi natuke nagu vaatan kella, et millal see päev läbi saab või millal see konkreetne mingi tund või mingi tegevus läbi saab. mõnikord on väga inspireerivaid hetki tegelikult ja siis on eriti raske tegelikult seda vahetust teha. ja mina kogesin seda, ma tahtsin 5 aastat tegelikult töökohta ära tulla, sest mul ei olnud tegelikult veel uut asja silmapiiril, kuigi ma enam-vähem teadsin, millega see uus töö võiks seotud olla. aga just, et kuna see eelmine töö ei olnud väga sihuke tõesti, et nagu mõnedel on, et nagu vastik, aga kui on väga vastik, siis on lihtsam vahetada võib-olla. jah, just, aga kui on seal veel ikkagi niisuguseid nagu tõmbavusi, et nagu minul oli, et nagu ma olin klaveriõpetaja,
lapsed olid nii toredad, lastega oli nii tore, noh, tegelikult suhelda ja rääkida. Aga ma tegelikult tundsin, et noh, midagi muud on veel minu jaoks, midagi muud on veel. Et ma juba korra tegin seda, et tõmbasin nagu koormust vähemaks, töökoormust. Peaaegu täiesti nagu ära, aga kui sa jääd ühe jalaga ikkagi nagu kuskile pikaks, siis sa ei saa seda teist asja käima, nii et mina tegin selle otsuse, et ma pean täiesti ära lõpetama. siis ma tegin veel seal eelmises töökohas veel nagu intensiivse lõpu, et võtsin nagu peaaegu et 2 kohta nii-öelda korraga, 2 täiskoormust ja siis tekkis see koht, et no nüüd aitab ikka tõesti. said ja isu täis. sain täiesti isu täis ja ega mul ei olnud nagu uut töökohta ja uut nii-öelda raha sissetulekut silmapiiril ja mul ei olnud midagi kogutud ka, nii et tegelikult see oli täiesti arulage ei nii-öelda soovita, ei enamus soovita inimeste jaoks kuulajatel-vaatajatel nii riskantselt käituda. ei, võiks ikkagi teha sujuvamalt, et kas on sul nagu mingisugune rahaline puhver või siis sul on juba uus asi silmapiiril või sa oled juba teise asja kõrvalt midagi teinud, see oleks ikkagi nagu inimlikum. aga no aga ma tooks ka selle nüansi sisse, mida sa praegu ei maininud, aga et sageli on ka see, et isegi kui inimene on juba täiskasvanud, siis ka väga tihti nagu vanemad sekkuvad inimese nagu karjäärivalikutesse või töövalikutesse, üldse eluvalikutesse, partneri valikutesse, aga no praegu täna me räägime töö kontekstist, et kuidagi on ka see, et kui töökoha vahetus, siis ma usun, et üksjagu inimestel on nagu see, et kuna noh, ka kodus on vaja olnud tööd teha ja nii edasi. või kuidagi üldse selline, et noh, et alati on keegi otsustanud, mis töösid teed, ma ei tea, isa otsustab või ema otsustab või ma ei tea, lastekasvataja otsustab, mis me nüüd teeme ja õpetaja otsustab. et nagu sellist treeningut ongi päris vähe olnud, et ma ise otsustan, mis ma teen. ja teinekord on isegi veel ka ütleme ka täiskasvanud inimese ellu ka vanemad sekkuvad, noh, et otse ütlevadki, et kuule, sa ei tohi töökohta vahetada või vaheta nüüd töökoht, mine sinna tööle, see on hea. noh, tõenäoliselt soovivad parimat, aga jälle, kui hakata mõtlema, noh, et miks peaks üks täiskasvanu teise noh, andma mingeid korraldusi selles teemas, et tundub kummaline ju tegelikult. no ja alati need ei pruugi üldse vanemad olla, need võivad olla partner, need võivad olla mingid sõbrannad, sõbrad, kes nagu kuule, ära tee seda, et see ei ole ju. no üks asi on soovitus, kuule, sa oled nii andekas umbes ja sulle sobiks ju see töökoht ja vaata, seal on noh, suurem palk ja noh, see on teine asi, aga kui keegi ütleb näiteks, et sa ei tohi praegu vahetada või noh, mingi sellist nagu autoriteetselt ütleb, et ei tohi, siis see on nagu selline, seal tõenäoliselt siis, kui inimene sellest mõjutada ennast laseb, see tõenäoliselt siis tasuks puhastada seda kohta. ja et seal tuleb ikkagi alati enda sisetunde järgi ikkagi toimetada, sest et me oleme nii suure osa oma ajast veedame me oma tööd tehes, võib-olla isegi rohkem kui nii-öelda pereringis. et see on väga oluline. see võiks olla parim koht siis, põhimõtteliselt parim võimalik koht, kus olla või valik olla. jah, täpselt. aga noh, ma arvan, et seal on nagu palju asjaolusid, et miks inimestel on raske ja üks on ikkagi see noh, ellujäämistasand, sest tänapäeval me peame arvestama sellega, et meil kõik süsteem käib rahaga, et kui mul seda ei ole, siis ma ei saa kuskil elada ja ma ei saa süüa. noh, praegu ühiskond on nii ja lihtsalt see on midagi, millega noh, ma ei ela õhust ja armastusest ainult praegu. võib-olla mingi hetk ma suudan jõuda sellisele teadustasandile, kus see on minu jaoks võimalik. aga praegu veel ei ole. ja me peame ikkagi nagu arvestama, et me peame ise hoidma endale oma turvatunnet ja enda eest hoolitsema ka füüsilisel tasandil. me peame hoolitsema endast vaimsel tasandil, aga peame ka füüsilisel tasandil ja ka külluse tasandil hoidma ennast, et keegi teine ei tee seda meie eest. ja noh, muidugi see enamus inimesi ikkagi, kui nad tulevad ka sessioonile, nad tahavad oma rahateemasid korda saada, noh, ongi suhted, rahad.
aga väga tihti nii, et alustame mingi rahateemaga, aga ikkagi jõuab asi noh, suhtetasandile, kas vanematega, sest noh, kõik on nii omavahel seotud, et mitte miski ei ole ainult kitsalt üks mingisugune valdkond. aga nagu kattuvad ja on seotud, jah. jah, et ma olen teinud ka sellist sessiooni, kus üks naisterahvas tahtis vahetada töökohta ja ta tegelikult justkui nagu teadis mentaalselt, et ta on seda väärt ja et ta on seda päris suurt rahasummat igas kuus väärt. aga ütles, et ma ei saa aru, mis asi see on. ma kardan ikkagi nagu ikka tuleb hirm sisse, et kas ma olen seda väärt. ehk siis noh, alateadlik muster kuskil saboteeris ja me tegime vist 2 või 3 sessiooni, mitte siis ainult rahaga, kuigi tema eesmärk oli saada väga head uut sissetulekut. aga ikkagi tuli tegeleda hoopis enesekindlusega ja tulid nii kooliteemad, väga palju kooliteemasid tuli, kui ka natukene perest ja 3 sessiooni ja ta ütles, et ta läks täiesti teise tundega siis selle uue töökoha intervjuule. ja ta sai selle nagu väga lihtsalt, aga lihtsalt sellepärast, et see hetk, kui oli intervjuu, ta oli nii lõdvestunult enesekindel. Et noh, töökohtasid saab vahetada ja kõiki neid kontekste saab puhastada, et sa saad seda, mida sa soovid, aga nüüd on vaja kindlaks teha, mida ma üldse soovin, kas ma tahan seda uut töökohta, mida ma üldse tahan ja miks ma tahan ma vahetada vaatan, tööd. et päris palju, see on päris levinud, noh, et töö võrdub nagu kannatus. Ma pean minema tööle või saaks, jumal tänatud, tööpäev sai läbi või varsti hakkab puhkus, on ju. noh, et see on nagu sihuke kannatuse allikas on just nagu töö, et noh, ma ei teeks seda, kui vähegi võimalik, siis seda ma küll ei teeks, on ju. Et ma arvan, et need inimesed on väga õnnelikud, kes leiavad nagu sellise töö või väljundi, mis on nendeks nagu looming, mitte lihtsalt, et noh, ma teen seda, et ma saaks oma elukoha ja toidu makstud, vaid seal on see komponent ka sees, et mulle meeldib seda luua või no, teha, ükstapuha, mis asi siis ka pole, see võib olla ükstapuha, mis oli maja ehitada või raamatut luua või kursust luua või mida iganes. aga et noh, et inimesele endale päriselt meeldib seda luua, et ma arvan, need inimesed on väga õnnelikud, kes on suutnud enda nagu siukse loomeväljundi enda nagu tööga ühildada, et siis ei ole nii, et ma pean jälle looma minema pean jälle Kusjuures looja rollis olema. just täna hommikul klient, kes oli täna sessioonil, täpselt sellest juttu meil tuli, rääkisin seda, et ma ütlesin ka, et kui ma olin klaveriõpetaja, siis ma ikka natukene nagu vaatasin kella, et no okei, veel peame siin mingi 5 minutit. nüüd on pigem nii, et juba hakkab 2 tundi läbi saama, et nagu juba saab. aeg läheb nii okei, kiiresti, kui sa nüüd naudid loomingut. jah, et sest sa lähed, see on nii huvitav, see on nii põnev, et sa üldse ei pane tähele, et kui palju, kui kiiresti aeg läheb ja siis, kui sa nagu ja kui see hakkab tulema, siis tunned ka nagu sellist, sa tunned nagu inspiratsiooni ka nagu peale sessiooni, et sa ei ole nagu, ma olen nüüd nii väsinud, vaid sa tunned, sellist noh, nagu inspiratsioonilainet täiesti nagu jah. sest sa oled loomisvoos ja see ei väsita, see nagu see on huvitav, kui ma mõtlen, käib et siis kui ma nii-öelda palgatööl käisin või noh, niimoodi, siis oli see, et saaks hommikul ülesse ja oi, no äkki saab veel venitada natuke ja siis üles ja hommikusöök ja noh, istud autosse ja sõidad siis sinna kuhugi töö poole, on ju. kella ja 9-ks. nüüd 9-ks töö juurde ja nüüd on nii, et noh, nagu enda tööandja või noh, nii-öelda ise ei pea kuhugi tööl käima. nüüd vabatahtlikult ma tõusen hommikul kell 6 üles mis oleks nagu sellel ajal on nagu ei, ma tahan nii kaua olla voodis kui võimalik, nii kaua edasi lükata. ja nüüd on hoopis teistpidi, hakkab tööle, et see nagu see ütlemine, et palgatöötaja peab töötama 8 tundi, aga nagu siis ettevõtja võib töötada 24 tundi, aga noh, räägime tööst ja puhkusest, kui juba tuli juttu tahan ainult tööst. ühel kommentaari selle eelmise asja kohta öelda.
et kui sul on, kui sa teed seda, mis sulle väga meeldib teha, siis mingit väsimust ei teki. no See on mingi nagu väsimus raske ikka tekib, ikka energia saab otsa, teha, aga see on võib-olla jah, teistmoodi. natukene, aga see, kui sa teed midagi, mis sulle ei meeldi, see on väga ressursimahukas Siis läheb lihtsalt. hullult venima, hakkab aeg venima ja see ongi üks indikaator, kui mille tegemine võtab nagu aeg hullult venib, siis tõenäoliselt see pole päris sinu tegevus. aga räägime tööst ja puhkusest, sest see on ka üks väga oluline teema, töö ja puhkuse nagu balanss, et see on ka üks asi, mis on nagu vanad mustrid nagu väga põlvi tagasi, ma vaatan, sessioonidest tuleb. tõenäoliselt olid mingid perioodid, kus inimesed ei saanud asu, noh, ruttu see töö, napilt see eelmine saab valmis, ei jäta see pooleli, lähme järgmise, ma ei tea, noh, inimesed rapsisid noh, nii-öelda elu eest, otseses mõttes elu eest. ja nüüd täna justkui inimesed täna võib öelda, et noh, ikkagi okei, inimestel läheb erineval moel, on ju, mõnel läheb raskemalt, mõnel läheb kergemalt, aga me oleme heaoluühiskonnas päris palju ja inimesed, kellel läheb justkui isegi hästi, kui sa vaatad, et noh, autod, majad, töökohad, kõik on olemas. Nad on ikka, on ka selles mustris, nad ei saa pausi võtta endale, noh, kas siis tööaja, näiteks, et me tegime, just täna tegime ühes sessioonis, vaatasime seda, et noh, küsisime ka tehisaru käest, et kuidas on mõistlik tööd teha, kas nii, et ma teen 5 tundi järjest tööd või teen tsüklitena, et töö, vahepeal 5 minutit puhkus, töö, puhkus. Mõistlikum ja tervislikum on teha tsüklitena ja paradoks on see, et sa saad rohkem tehtud. Sest sa julged süveneda rohkem, sellepärast et sa tead, et kohe tuleb paus ja sul on tähtaeg, näiteks kui see on 20 minutit või 25 minutit, sa julged rohkem süveneda, oled produktiivsem, et selline töö aga mis siis vanematelt on tulnud need mudelid, et noh, ma lõpetan ühe töö ära ja kohe lähen järgmisesse ja siis kuidagi see pinge, eelmise tööga ma ajasin nagu pinge või aktiivsuse ülesse ja järgmine tuleb siia peale ja siis järgmine siia peale ja niimoodi päeva jooksul vaikselt need pingekesed nagu kuhjuvad. õhtuks on niimoodi, et ma nii läbi. noh, aga siis noh, tervislik oleks nagu töö üks ülesanne, kui sa lõpetad, teha väike nagu integreerimine, et lihtsalt võtta 5 minutiks aeg maha, kus mitte midagi ei tee, ei vaata telefoni või midagi, vaid lihtsalt, mida ma praegu tegin, kuidas ma tundsin ja teha taotlus nagu järgmiseks tööks. Järgmise töö ajal ma tunnen ennast hästi, ma olen lõdvestunud. Kas sul on käinud sessioonides sihuke puhkuse planeerimine, et ma saan lubada endale puhkust? mul ei ole Ei ole, sest ei et ole käinud. ma ise ei ma arvan, et ma Võib-olla see ise ei ei ole sinu saa mõelda. magnetism, võib-olla see on minu kui nii-öelda sessiooni praktiseerija magnetism, et mul oleks seda endale vaja, siis inimesed toovad selle teema mulle nina alla. Võib küll olla, et aga ma tean endal seda, et kuidas need alateadlikud mustrid töötavad, et kuna minu ema-isa olid õpetajad ja neil olid suved suhteliselt vabad, siis mul oli väga pikalt endal selline, et suvi on ju ainult puhkamiseks, kui on soe, siis sellel ajal Mina tööd ei tee. ei, mina sellel ajal tööd ei tee ja mul oli väga raske. Mina olen maapoiss, suvel tehti ikka tööd ikka mul põllule on ja just Inamaale ja vastupidi, loomad ja pullidele rohtu niitma ja lambaid et see on kõige kantseldama. töökam aeg üldse, on ju. Siis läheb töö lahti, talvel on see, et on vähem tööd. jah, et ma saangi aru, et meil oli see nii erinev ja minul oli nagu vau, mis mõttes, et me peame nüüd puhkama. et ma arvan, et ma niimoodi nagu ajaperioodidel luban endale puhkusi, aga seda, mis sa enne ütlesid, et ma päeva sees luban endale puhkuseid, seda ma pean, ma arvan, üle vaatama, et mis mul seal on siis, et mul on pigem ikkagi noh, nii et näiteks isegi lähen, eks ju, aeda, noh, lükkan edasi, aga siis kui lähen, siis ei saa nagu seda tööd lõpetatud kogu aeg nagu, oota, ma proovin veel selle ja ma proovin veel selle peenrat ära teha, oota, siis ma veel panen need seemned sinna Ja rääkimata sellest, et sa selle töö sees teeksid puhkuseid, et ma teen Mhm. 25 minutit seda ja nüüd istun peenra äärel 5 minutit ja lõdvestun ja lõõgastun ja siis hakkan uuesti. jah, see on nagu väga, noh, ei tule lihtsalt üldse pähe, noh, selline asi, et äkki nii on. Täpselt nii need mustrid mõjuvad, see ei tule meile pähe. Et ja jah, kui sa uurid, noh, hakkad nagu uurima teadlikult, noh, et
teadlased on ju uurinud ja vaadanud, seda mõõdetud, on ju. Kas inimene on efektiivne nii või ta on naa, noh, kuidas see mõjub ja kuidas see pikas jooksus ka mõjub, noh, et üks asi on päev, teine on nädal ja kuu ja aasta, on ju. Noh, et siis seal on olemas ju info, teaduslikult tõestatud info, aga miks me seda kasutada ei saa enda hüvanguks, ongi see, et alateadvus kaaperdab ära. Ma lähen sinna peenrale, nagu mingi ora tuleks takka, et nüüd ma pean 3 tundi siin järjest tegema, nii et siis ei taha seda peenart enam kunagi näha, on ju. vähemalt mitu päeva, Mitu sa päeva ei ütled. taha näha, kuigi me teame, et peenrale oleks palju tervislikum seal regulaarselt natuke aega käia ja kogu aeg teha. jah, ja, et see töö, puhkus, meil on aeg ühel pool, võtame kuidagi kokku selle, et ühesõnaga, kuidas me kokku võtame, tasuks leida töö, julgeda taodelda sellist tööd endale, esiteks, mis on sinu hingekutse, sinu Mm loomingukutse, kus sa tunned, et sa lood, sul on nauding loomisest. et sa -hmm. ei tee seda ainult raha pärast, loomulikult raha on ka oluline, et sa saad tasustatud selle töö eest. Mm -hmm. et regulaarselt puhata ka päeva jooksul, tähendab tegelikult sa oled fokusseeritum ja tulemuslikum, kui sa teed tsükliliselt, teed puhkuseid. ja kui ja sul töö on, tuleb, jah. ütle ära oma mõte. ei, ma ütlesin, et see tegevus tuleks siis lõpetada, kui sa ei jaksa enam puhata seal vahepeal iga 20 minuti tagant, siis tõenäoliselt on aeg pikem puhkus teha. ja kui sul on töökaaslastega või ülemusega mingisuguseid teemasid, siis vaata kooliaega või vaata lapsepõlve, et kus sa varem juba oled tundnud ennast nii, see ei ole uus tõenäoliselt mudel, jah, on ju. jah, et see on ikkagi juba kuskilt varem kogetud dünaamika, mis tahab näidata, et sa midagi jälle teadvustaksid endas ja see on nagu just võimalus Ja midagi. üldse muuta enda jaoks see suhtumine üldse ära, et töö võrdub nagu mingi selline sundus ja kannatus, vaid et töö on minu looming, minu noh, ühesõnaga muuta see vaatenurk ära üldse ja otsida endale sellist loomingukanalit, mitte kannatuse kanalit. jah, meeldiv tegevus, töö on meeldiv tegevus. just. Aga aitäh kuulamast-vaatamast ja kellel on kogemusi tööga, kes on tööl käinud, võite ka kommenteerida siin all ja jagada enda kogemusi kolleegidega, suhetega, tööga, töö ja puhkuse teadliku planeerimisega, kuidas see teil on õnnestunud või kui te nüüd proovisite peale seda kuulamist, et kuidas see proovimine teil õnnestus. Nii et mõnusa jälle kuulmiseni, Müstik ja Merliia siin. Kohtumiseni.